õpetajad, te olete olnud hea meeskond. Te olete panustanud oma aega heategevusse, koostegevusse, te olete koostöö õnnustanud, te olete pidanud toetama üksteist rasketel aegadel. Te olete hoolinud, koos õppinud ja koos silmapaistvaid tegusid teinud. Te olete kõrgel hoidnud kooli ja Eesti lippu, püstita endale eesmärgid ja saavuta need. Hinda seda, mis sul praegu on. Ära kaebla selle üle. Loe rohkem. Tegele spordiga. Täida seda, mida lubasid. Ja lõppude lõpuks ära peatu millegi ees. Kui tahad kõrgele tõusta, kasutama jalgu, ära lase end kanda, ära istu võõrastele õlgadele. Lugupeetud kuulajad, õnnitlen teid. Hea Härma kooli tulevane 107. lend, kohtume sügisel. Ilusat suve! Klassikaaslastele, kes on ühed.
et pole olemas muhendamaid õpetajaid, tragimaid klassijuhatajaid, hoolivamaid lapsevanemaid ja pöörasemat sõpruskonda, kui on kokku kogunenud siia saali. Kas teadsite, et Robert tantsib, Pau mängib akordionit, Karla teab kõiki Praha trammiliine peast. Ja siis on Laura, kes võib teile 43 kordi jutti ülikiiresti digididaktika öelda, nii et silm ka ei pilgu. Kui te leiate, et need pole mingid eelised saavutused, siis võite pärast ise järele proovida. Nende võrratute oskuste, saavutuste ja eesmärkide poole on meid peamiselt suunanud meie päikseline klassijuht Maju, armas õpetaja Sigrid, pealehakkajad lapsevanemad ja mainimata ei saa jätta ka meid ennast, 107. lennuõpilasi, praeguseid ja endiseid. Härma kool on meile aastate jooksul tutvustanud 10 õpetajaid, originaalseid ja legendaarseid. Venemaised parapooli otsingud Jaanika-seltsis, Irti metsikud lood paelussidest, saksakeelsed moeshowd Paesalu eestpeol ja Volmeri mõrudad kommentaarid, kui keegi eksib vormiõpetusega. Kuid koolis ei juhtu meil neid seiku mitte üksi. Ühiselt keerutasime 9. A-klassiga palvehelmeid, kui juhtkond ähvardas meid 2 magustoidu võtmisest pokkepista. Ühiselt toetasime Harti, kui ta oli Venemaalt tagasi tulles hädasti vaja osta Putini pildiga särki. Need olid hetked, kui tervikud moodustasid terviku. Need olid hetked, kui 2 sai 1. Meie 2 paralleeli on justkui 1, aga ometi on meie traditsioonid kohati erinevad ja see põhjustab nii mõnigi kord korraliku kultuurishoki. Näiteks A-katel on kombeks laulda sünnipäeva puhul mingisugust müstilist laulu, mida keegi meie klassis ei tunne. E-katel seevastu on kombeks laulda kõige lihtlabasemalt palju õnne sullet, aga seda tempo ja tooniga, mis sobiks pigem matustajale sünnipäeval. Või siis traditsioonid noorusajast, kus me kõik mängisime sama jooksumängu, kuid A-klass nimetas oma mängu zombiks ja B-klass enda oma kohusteks ja kotlasteks, mis tõttu on seda mitte kunagi koos ei mänginud. Meie 107. terviklik tervik laguneb nüüd küll ära, kuid sellest pole midagi, et mõned meist mujale lähevad. Ja rääkides sõbralikust lahkuminekust meie tulevastel härmakatel ja trefteristidel, kes siin istuvad, oleks aeg omavahel rahu teha. Sest olgume koos või eraldi, meid jääb igavesti ühendama meie üks ja ainus toidutorn. Ja mis sest, et erinevais paigus koos naudime ööstrooganovit, buržeemestrooganovit, lihastrooganovit, lihtsat strooganovit, hakklihakastet, lihaköögilihakastet, kartuleid lihakastmes ja lihakastmes. Ühesõnaga, mu sõbrad, tulgu, mis tuleb, kes läheb, kes jääb, aga härmat mäletame alati hea sõnaga. Hoidke sama rõngas ja tuul tiibedas. Aitäh! Kuulipere, kallid lapsevanemad, head sõbrad, on erakordne au, väga suur rõõm ja uskumatu päev. Inimese elust räägitakse üsna sageli kui teekonnast, eluteest, mis kulgeb sinka-vokka, üles-alla ja on teatud verstapostid, mis seda teekonda tähistama jäävad. Lapse sünd, 1. september, mil ema-isa näpuotsast tuli lahti lasta ja siis 9 aastat hiljem põhikooli lõpetamine. Uued sihid, uued võidud ja vahel ka kaotused. 1. klass, natuke hirmus, natuke põnev, õpetajal on nii säravad silmad, küll ta hakkama saab. Kus see klass nüüd oli, kedagi tunne ka, oi japp. Tinapäini hommik. Ema akna all kaugeneval kogule järele vaatamas. Kuidas ta selle koera ilma, kui täna kooli jõuab? Kas bussid, kas sõidavad täna õigel ajal? Kas
kas teil oli ka meeles kekaliidet kaasa kakkida? Armsad lõpetajad, soovin teile selget silma, et ikka head kurjast eristada. Soovin teile lendavat mõtet, et puududega metsa näha. Ja raugematut indu, et igal võimalusel nii elust või koolist tarkust koguda ja alati õigesti otsustada. Osake märgata seda kõnekat vaikust ja pausi, mis kannab, sest need hetked jäävad teie eluteel tehtima. Ja olgu teil alati ka eluteel ka õnne, sest ükskõik, kui palju tarkust teil ka poleks, kusagil saavad teadused alati otsa. Sealt edasi aitab ainult hea õnn vengile teada. Arvo Valton on öelnud, olla või mitte olla, pole mingi küsimus. Mitte olla jõuab vägagi pikalt. See hind tuleb olla. On suvi, te olete noored, te olete targad, te olete vabad. Nii nad võiksid olla. Palju õnne!